panustas väga palju sinna, et on võetud võsa maha nii kalmistul kui kalmistu mööri välja, on kohe saab said ka. On teed korras, on kabelit uuendatud, on elektrivalgustus meie kalmistul, mida vist väga paljudel ei ole, et peatänav on valgustatud, et jõuluajal, kui lund ei ole, siis vanasti oli niimoodi, et ega ei näinud, kellele sa kõhtu jooksid, aga nüüd ikka sa häid jõule ikka kõigile soovida, kes vastu tulevad, et tead, kellele soovid. Saatsid selle kiirega edasi liikuda. Et kui juba ütlesin, Rannu kalmistu koosneb kahest osast, üks on nii-öelda Luteri kalmistu ja teine on Vene õigeusu kalmistu. Luteri kalmistul on see kivimüür ümber ja Vene kalmistu osal on olnud lippaed, millest ei ole ka suurt säilinud. Ja kalmistu väravad on ka valmistanud kohaliku kunstniku jooniste järgi Edgar Tabas ja kui me ütlesin, mis veel tehtud on, et siis on ka kalmistu peavärava juures suur infotahvel, kus on tuntumate inimeste nimed ja selgitus, kus kalmistul midagi asub. Muidugi meie jaoks on väga oluline, et Rannu kalmistul on taastatud vabadussõja mälestussammas ja alles jäi ka skulptuur Rannu ema. Et paljudes kohtades ei ole kalmistul need ja see lugu, kuidas see leiti, on veel omaette lugu. Miks kalmistu? Kalmistu on pärandkultuuri osa, kalmistu on turismi objekt ja Rannu oma veel eriti, et tee ääres, suure maantee ääres on need pruunid viidad, mis on muinsuskaitse viidad, ja see vabadussõja mälestussamba pärast käib seal väga palju täiesti võõraid inimesed, seal ei käi ainult need, kelle lähedased on. Ja mulle meeldis ühe, kes teadis, kui ma seda projekti tegin, väga ilus lause, et kalmist on ainulaadne koht, kus saavad kokku arhitektuur, skulptuurid, maastik, taimed ja loomad, ajaloolised allikad ja isegi luule. Ja arengukavaga on seos ka täiesti olemas. Siin juba seda rääkisin ja eesmärk on muidugi säilitada võimalikult algupärane väljanägemine. Muinsuskaitseametiga on ka, nagu siin eelnevalt ütles, et suusõnaline kokkulepe, et nendel ei ole selle vastu midagi ja et jääb ikkagi algupärane ja tegelikult on ka hinnapakkumine võetud tunnustatud kivimööri tegija, nimi ei tule praegu meelde, aga ta käis koha peal ja vaatas kõik üle. Ja planeeritud töödes temal oli väga-väga põhjalik kirjeldus, siia ma seda ei pannud, sest see ei ütle midagi teile. Mööri on 750 meetrit, et välisserva tuleb planeerida, eriti sealt teist osast. Kohati tuleb lahti võtta, kivid asendada. Üks kurb lugu on kalmistu parema küljega, kus on kivimöör ainult 2 kivi kõrgune, sest sealt omal ajal viidi need kivid Sigala ehituseks vundamendimüüri. Et see oli korralik skandaal olnud. Jälle, kui ma nüüd seda projekti tegin, siis tuli välja, et see on nagu meie auvõlg, et see saaks ikkagi teha. Sest hinnapakkumises ja see tegija nagu ütles, et seda ei ole võib-olla vaja, aga kohalik kogukond on öelnud, et ikkagi oleks vaja ja seal on ka see muldkeha vaja. Teisalt, seespool ongi nagu pärast võib-olla pildigal ei ole nii hästi näha, et seespoolt hoiabki, see ei ole valatud möör, vaid see on lihtsalt kivid laotud ja seespoolt teda hoiabki püsti nagu mulla vall. Ja seal 2 kalmistu osa vahel on kasvamas sõnajalad ja samblikud ja seal pidid mingid arvukrased
ja sõnajalad olema, et seda me siis nagu ei puutu, et ei tule pahandust meie loodushoidjatega. Et siin on mõned pildid, need on nagu kehvasti näha, on näha, ta on väga ebaõiglane. Ja see osa siis ongi see mullavall, mida kohati ei ole, mis hoiab seda mööri. Ja see on siis need ilusad sõnajalad seal, mida nagu ei soovita ära kaotada. Ja see peakski olema siis hästi madal osa, mis on siis osa ära viidud. Siin vist on veel parem pilt sellest. Jah, et teda ei olegi praktiliselt olemas. Ja Jüri Siht oli see, et ikka me leidsin nime ka üles, kes hinnapakkumise tegi, et tema pakkus, et 12 500, aga kui see parem külg ka taastada, siis ta võib-olla isegi läheb natuke üle, aga ma arvan, et kogukond on sinna kalmistule alati nõus appi tulema, kui on niisuguseid töid, mida me saame ise aidata ja teha. Aga aitäh kuulamast! Kas kellelgi on küsimusi? Ma saan aru, et see 750 meetrit, mis seda aega on, see eelarve katab siis kogu selle aialiidu. See on terve see ei puuduta seda Vene osa, sest tegelikult see Luteri oma suurem rohkem kasutuses, isegi mina, kelle kõik lähedased puhkavad praktiliselt Rannu kalmistul, ei olnud seal 5 aastat tagasi praktiliselt üldse käinudki, sest sinna ei olnud